alustame siis Jeesuse nimel ja kuna täna on ülestõusmispüha, siis loeme Jumala sõna sellesama ülestõusmispüha kohta. Seda me võime lugeda nii Mattiuse evangeeliumist kui Markuse evangeeliumist, Luuka räägib, Johannes räägib igaühel natuke erinevalt, aga kuna reedel lugesime koos Mattiuse evangeeliumist kogudusega seal Messengeris, siis loeme selle ülestõusmise osa ka Mattiuse evangeeliumist. Ja see on siis niimoodi, et kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama ja vaatas, suur maa värisemine sündis, sest issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged, aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otse kui surnuks. Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud. Nõnda nagu ta ütles, tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda öelnud. Ja nad läksid rutusti haua juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid seda kuulutama tema jüngritele. Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles: tere! Ja nad tulid ta juurde ja hakkasid tema jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile: ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha. Amen. See on siis niimoodi kirjeldas Matteus tänase päeva sündmust. Ja ma lihtsalt hommikul piilusin igat evangeeliumi, kuidas midagi kirjutab, et igal ühel on midagi nagu erinevalt, aga midagi on ühendavad faktorid. Ja võib siis nagu küsida, et mis siis see päris on, aga võib-olla ei olegi midagi keegi juurde mõeldud, lihtsalt kõik ei ole kõiki nüansse kirjeldanud. Aga igal juhul minu arust mulle meeldib nagu Mattiuse kirjeldus selles mõttes, et siuke vägev action käib. Ingel astub taevast alla, veeretab kivi ära, istub sinna kivi peale ja kõik valvurid kukuvad seal maha hirmunud, sellepärast et ma nägin muidugi internetis sükst huvitavat, keegi oli mingi koomiksi teinud, et valvur oli seal haua ees, kivi oli ära veeretud, ei, mitte minu vahetuse ajal, aga ma mõtlen, et tegelikult sellises olukorras ükski valvur ei julgenud seal midagi kobiseda, sellepärast et midagi suuremat oli astunud seenile, kui see nende mõju ja jõud, nende sojariistade vägi, et mis nad seal üritasid valvata Jeesuse ihu ära varastamist. Aga Jumala töö läks täide. Jumal tegi lunastuse ja see lunastus viidi, ja vaata kajakas praegu. Lunastus viidi täide ülestõusmises ja pärast me loeme veel natukene Jumala sõna sealt ja Paulus räägib samamoodi ülestõusmisest, et kui seda ei oleks toimunud, siis oleks ka meie usk tühine. Nii et see oli nagu Jumala komplekt, Jeesuse surm, kannatus, matmine ja ülestõusmine. See on oluline meile tänapäeval ka. Nii et tänu Jeesusele oleme lihtsalt praegu valves, täname Jeesust. Igaüks võib seda teha. Et ma ise alustan ja võib-olla Egon palub ka kaasa. Jeesus, me täname, et me võime siin sellel pühapäeval olla sinu kogudusena. Oleme küll inimlikult piiratud, aga vaimus issand on sinus vabadus ja sinu vaimu ei piira miski issand ja sellepärast on meil hea tulla, et sinu kogudus
avatud ja issand, ma tänan, et sa teed seda täna meie keskel ka. Issand, sina õnnistad, sina juhatad ja täidad. Jumal, me palume, et Jumal, kui me ka siin oleme, et sina võid saata siia inimesi mööda käima, kes kas või kuulevad selle ühe sõna, Jumal. Jumal, meie igatsus on, et evangeelium võiks välja minna. Evangeelium ei oleks piiratud kirikuga, vaid võiks kanda, Jumal, sinu lootust ja valgust sinna, kus seda vajatakse Jeesuse nimel. Au sulle, issand, siin me oleme. Me anname sinule au ja kinnituse täna. Anname sinule au ja kinnituse täna. Aamen. Täname sind kõige eest, mis sa oled teinud, mis sa oled andnud. Et sa oleksid meile lähedal, et sa oleksid meie südames. Issand, sinu koos on elu hea. Tänu Jeesus, et sa oled hea isa ja ükskõik millal me oleme hätta sattunud või kuskil raskustes, siis sa tuled alati appi. Me sind palume ja me astume koos sinuga välja ja koos sinuga teeme absoluutselt kõike tööd, puhkame ja koos sinuga. See on väga vaimne, see on meiega. Et sa aitaksid neid teha, sest sinu püha vaim on palju parem, miski muu, Jeesus. Täname sind, Jeesus. Et sa oled meiega koos. Me tahame sind kiita ja see laul on mind väga kõnetanud juba ammusest ajast ja ma tulen sinu ette tänuga. Et sa ei ole mind maha jätnud. Et ainult elame, silmapilk oleb, sina meid hoiad aegade eest. Oleme olevik, sina oled igavik, armastus kestab taevasel teel. Kiitus, kiitus taevane isa, kiitus sulle, laulame koos. Kuivatusel viimnegi pisa, sinu poole all, sinu armu all. Olime haiged, ravijas saabus Jeesuse headus, tervise tõi. Armastuslaulu laulame sulle, igavest austust kuulutame. Kiitus, kiitus taevane isa, kiitus sulle, laulame koos. Kuivatuse viimnegi pisa, sinu poole all, Jeesus, sinu armu all, sinu poole all, sinu armu all. Et ainult elame, silmapilk oleme, sina meid hoiad aegade eest. Oleme olevik, sina oled igavik, armastus kestab taevasel teel. Kiitus, kiitus taevane isa, kiitus sulle, laulame koos. Kuivatuse viimne
nüüd on niimoodi, et teeme väikse vahe sisse, siis saab järgmise laulu peale, vahepeal saab näppusid saada. just. et tõesti me oleme Jeesuse uue armu all. et siis mul lähevad teenid sassi siis, kui näpuotsad, aga ma saan küll tegelikult. eile mul läks väga hästi, eelmine kord ma olin vahepeal nagu pausi. vahepeal äkki on kellelgi palvet jah, midagi. issand, me südames täname ja kiidame sind. issand, on küll ebamugav siin, aga issand, me oleme sinu pärast siia kokku tulnud, sest me igatseme sind, me igatseme sinu ligiolu, me igatseme su armu, me igatseme, Jumal, olla su lähedal, olla su rahvaga koos, issand, üksteist julgustada ja kinnitada ja kallis püha vaim, ütleme sulle, täida meid, Jumal, me vajame sind. me oleme nõrgad, me oleme, issand, jõuetud mitmes olukorras, aga Jumal, sina oled tugev ja sina oled vägev, sinu jõust ja abist, issand, meile piisab. ja issand, me igatseme sind, kallis püha vaim. ütleme, tule täida meie hinge, täida, issand, oma jõuga, oma tugevusega, oma rõõmuga, issand, oma eluga. Jeesus, et me sinus on elu, sina oled kõige elu ja rõõmu allikas, issand, ja me võtame seda vastu sinu käest täna üheskoos. Halleluuja, Jumal, ma tänan, et sa jagad seda täna siin ka meil Jeesusega, isa, palun. Sinu armustus on suur, mis ei ole otsa saanud, mis on issand igal hommikul uus, nagu su sõna ütleb, sest issand, sinu silmis on meie eesmärk. Sinu silmis on see, Jumal, miks Jeesus tuli, miks Jeesus lunastas. Issand, sina ei näe meid läbi nende ajutiste olukordade või läbi nende prillide, kuidas meie ennast hindama, vaid sina näed meid läbi Jeesuse Kristuse, issand, ja see arm, mis on Jeesuses Kristuses, see on täna kätte saada. See on täna, issand, meile avatud. Me ammustame selle seest, me ammutame sellest allikast, issand, me võtame vastu seda, Jeesus. Halleluuja. Jeesus, me täname sind. Sinu võit on lõplik, sinu võit on suur, sinu võidust piisab meile, issand. ja sina oled võitnud ära. surmale sa oled ära võitnud, kunagi sa oled ära võitnud tema plaanid ja ahelad ja oled igavese unastuse toonud. Kiidame sind, Jeesus. Austame sind, Jeesus. Amen.
sest ta püha, andkem tänu, sest ta on andnud Jeesuse oma poja ja nüüd praegu nõrgad olen tugev, praegu vaesed olen rikas, seeläbi mida issand teis meie jaoks ja nüüd praegu nõrgad olen tugev, praegu vaesed olen rikas, seeläbi mida issand teis meie jaoks. Andkem tänu, andkem tänu. väga aivarlik. väga aivarlik. väga aivarlik, jah. Mina ka. Uskumatu mõttes. Ta ütles, et see oli jah keegi mingi jutt oli olnud, et keegi lapsele ütles, ärkas äratas hommikul lapse üles, et
Kristus on üles tõusnud. Laps ärkas üles. Mina ka. Sai hommikul üles. Sest et me võime ilma kitarrita kohta nii laulu, mis sa võtsid. Mul on kõik kaasa. Mul on näppu otsad käinud. Palume selle pärast kindlasti. Issand, me täname, et sina oled taeva ja maa, Issand. Sina oled kuningate kuningas, Jumalate Jumal. Issand, sina oled ka Eestimaa, Issand. Ja me tõstame meie maa sinu kätte. Issand, me täname selle vabaduse eest, mis meil on. Ja Issand, ma tänan, sina oled vabadus, Issand. Sinu sõna ütleb, kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Ja me palume, Issand, et see vabadus jääks Eestimaale ja see vabadus võiks kasvada suuremaks. See vabadus võiks eelkõige kasvada, Issand, sinu tundmises. Sinu tundmises ja Jeesus, me palume tõesti nurja ära kõik kuradi plaanid, nurja ära kõik pimeduse teod siin maal, Jeesus. Sest Jumal, kuradil on oma plaanid ja tema üritab ka neid ellu viia, aga Jeesuse nimel me seisame lihtsalt sinu rahva vastu. Ja Issand, me palume, et sinu plaanid, sinu tahe läheks täide Eestimaal. Issand, et siin oleks, Issand, inimestel oleks julgus, Jumal, ja nad ei peaks olema hirmul ega kartma, Issand, valitsejaid, vaid Jumal, nagu sinu sõna ütleb, et sina oled lasknud panna valitsejad hirmuks kurjategijatele, mitte headele, Issand, ja seepärast, Jumal, palume, et see õige valitsus võiks Eestimaal olla ja mitte hirm ja mitte diktatuur, vaid Issand. Aga Jumal, ma palun, et sinu rahvas võiks olla julge, Issand. Sinu rahvas võiks seal, ükskõik mis on ajad, Jumal, sinu rahvas võiks liikuda sinu juhtimises, Issand. Püha vaim, sina tead, kuidas igast ajast läbi. Sinul on lahendusi, Issand, mida inimestel ei ole. Sinul on tarkust, Issand, sinul on juhtimist. Ja Issand, meie tahame oma kõrvad hoida sulle avatud, et ka Issand mõista ära aegu, millest me elame. Mõista, Issand, kasutada häid aegu ja Issand, ka kuidas halval ajal hakkama saada, Jeesus, sest sina oled meil, sina oled kuningate kuningas, sina oled jumalate Jumal. Halleluuja, Jeesus, me kiidame ja austame, me õnnistame meie valitsejaid, me õnnistame, Issand, meie presidenti ja peaministrit ja kõiki teisi ministreid ja Riigikogu, Issand, me palume nendele sinu tundmist, sinuga kohtumist, Issand, sinu armu nende üle, Jeesuse pühal nimel. Issand, ma tänan, et iga süda on sinu käes ja kui sinu rahvas üheskoos palvetab ka nende eest, Jumal, ma tänan, et sa kuuled palveid, sa puudutad neid südameid ka, mis võivad olla, Jumal, sinu vastu või Issand, muude agendadega, aga Jeesus, me Jumal palume, et sinu õnnistus teile praegu, Jeesuse pühal nimel. Ja Issand, kus on sinu õnnistus tuleb, siis see on nagu tulised süsid pea peal ja Issand, kõik, mis vaenlane on plaaninud, kõik vaenlase plaanid, Issand, sina pöörad õnnistuseks, nagu meil on ka laul. Issand, sina pöörad heaks, sina tood au oma nimele, Jeesuse nimel. Au sulle, Issand. Amen. Teistel veel palvesoove või tänusoove või tunnistust? Ma tänan Jeesust, et me saame veel kokku tulla, et Jeesus on lasknud sellel veel sündida, et midagi ei ole meie vastu veel tulnud, et me ei võiks kokku saada, et me saame ja et kõikide selle tormide sees, mis siin ümberringi on, tuule käes, ikka Jeesus oled sina ja me saame selle tormide keskel olla rõõmus. Ja ükskõik, mis kaklevad inimesed omavahel on löödud kahte leeri, ikkagi me saame olla rahus. Tänu Jeesus, et sina
sellepärast me oleme kutsutud ja teeksime sinu tahet. Päästa veel neid, kes on minemas sinna huku poole, et sellest kalju servast kätte veel püüda. Et selle jaoks me oleme kutsutud. Ja tänu Jeesusele, et meie oleme päästetud. Saame seda tööd teha siin. sidumise ja kuradi vale, tähendab, kust tuleb sisse see vale, see on see kuradi vale, tema on ahistaja, tema on valetaja, tema on tapja algusest peale ja ta on vale isa, aga meil on tõeline isa, kes ütleb enda kohta, mina olen see Jumal, meie Jehova, meie vägede issand, halleluuja, ja ta on meid vabastanud kõige põrguväe ja needuse ja ahelate ja haiguse ja igasuguse jama alt ja sellepärast me täname issand siin täna siin paigas ja kuulutame vabaduse praegu ja kõik vaenlase töö me tühistame Jeesuse Kristuse Nazaretise nimel ja see ei kehti, see lihtsalt ei kehti. Isa, me täname sinu vabaduse eest üle Eestimaa. Isa, me täname, et sinu käes on neid võtmeid, vabaduse võtmeid, hoida meie maa vaba ka igasugusest, mis me siin oleme juba kuulnud ja need palvesoomid, isa, me kuulutame vabaduse üle meie maal, püha vaimu vabaduse ja rõõmu ja rahu, issand, ja ahelatest vabanemise. Jeesuse Kristuse nimel, et tähtsale eest. Salamisi kavalalt sisse, et see hirm, seda ei ole sinus. Kui me käime sinuga koos, siis me ongi, elame hirmuvaba elu. Miski ei saa. On soe või?
kõik näevad siis, kui suur oled sa. Kui tuuringas, kui lauled sa, kõik lood leidab siin, meid juhib valguses, poeb peidu pimedust, võimsale eest, nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Pimedest tulgu südamest, me kiituslaul, nii suur oled sa. Suurim pimedest tulgu südamest, me kiituslaul, nii suur oled sa. On jah? Liiga soe, jah? väga hästi on see, kuidas need relvad nüüd hävinevad, meie vastu loodud relvad hävinevad. Ma näen võite, mis see just teeb. Vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagu saa, sest Jumal, keda teenin, elab muidus. Ei iial ei kaotada, ei iial ei kaotada. Koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen.
koorilaul lõi, kes meie ümber käib ja tahab meid alla neelata, aga issand, me jääme sinuga, issand. Me ütleme ka täna siin, me jääme sinuga, Jeesus. Me jääme sinuga, vaenlane ei saa alla neelata, issand, seda, kes jääb sinuga. Issand, ei ole võitmatut asja, Jumal, mis sinule on võitmatu. Ei ole, issand, midagi, mida sina ei oleks meie elus ette teadnud. Seepärast, Jumal, me kuulutame seda sinu võitu. Me kuulutame seda usus, issand, kas me seda praegu näeme või veel ei näe, aga me kuulutame, issand, su võitu, Jeesus. Halleluuja, sinuga koos me näeme võite, halleluuja. Sinuga koos me näeme Eestis võite, sinuga koos me näeme Saaremaal võite, sinuga koos me näeme oma isiklikus elus võite. Issand, ja me võtame vastu sinu võitu ja kogu su armu, sest see on meile kättesaadavaks tehtud Jeesuses Kristuses. Amen. Kuidas on? Me saame natuke sõnaga kuulata. Minul on soe, aga teil lõpetage Siia pakkuda. ole veel jätab midagi. Metsas oleks kõige soojem, seal tule vaitma, järgmine kuskil metsa. Tanel, üks palvesoov on tulnud, et üks inimene, kes naine, kes tegi vaktsiini, aga nüüd on palve on see, et tal ei tekiks trombi ega halba kõrvaltoimet. Et oli tulnud info, et AstraZeneca vaktsiini ei tohi alla 55-aastastele teha. Aga ta on alla 55, et lihtsalt kannab tulnud, et isa, me täname, et me teeme selle, ta nimi on Katrin. Me palume selle Katrini praegu sinu kätte, kelle pärast me eest palve. Me keerame igasugused trombil ja muul nagu kõrvalnähuri tulla tema ellu praegu Jeesuse nimel. Me kuulutame, et ta taastub sellest. Isa, me täname, et sinu käes on see meelevalt ja me kuulutame tervise praegu üle selle Katrini Jeesuse nimel. Amen. Amen. See oli eile vist, kui Anna-Grete küsis, et nii imelik, et inimesed said Jumala risti lüüa. Nii imelik, et inimesed said Jumala risti lüüa. Ja ma täna hommikul lugesin Apostlite tegude raamatust. See on nelipühapäeval Peetruse jutlusest. Ja siin on, see on siis teine peatükk ja 23 salmi edasi. Peetrus räägib siis juutidele ja siin on selline lõik, see on siis räägib Jeesusest. Tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja etteteadmist mööda oli loovutatud teie kätte, ülekopuste kätte läbi risti naelutatud ning tapnud. Kuid Jumal on tema üles äratanud, päästes teda surmavaludest, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Tõesti, see on imelik, et inimesed said Jumala risti lüüa. Aga mis ma Vannale ütlesin ja mis see kirjakoht ka ütleb meile, on see, et seda ei oleks saanud mitte kuidagi toimuda, kui Jumal ei oleks seda lasknud toimuda. Amen. Inimestel ei olnud mitte mingisugust mõju ega jõudu tegelikult Jeesus üle, oli ainult nii palju, kui Jumal oli andnud. Jeesus ise ka ütleb seda kuskil evangeeliumis, et ükski ei võta mu elu, vaid ma ise annan selle. Ma ise annan selle, mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Nii et see oli ära viskatud. Nii et see oli Jumala, siin ütleb ka sõna, et Jumala määratud etteteadmist mööda. See oli täiesti Jumala plaan ja Jumala töö, Jumala tahe, mis teostus Jeesuses. Ja selle tõttu on meil lunastus, meil võimalus saada ühendust isaga ja tema ülesärkamine, ülesäratus samamoodi. Jumal on tema üles äratanud. Päästes surmavaludest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Surm ei saa elu kinni pidada, elu on tugevam ja elu on Jeesuses Kristuses ja Jeesus
asjade pärast. kurat on läbi ajaloo üritanud inimesi survestada, panna diktatuuri alla, panna igasuguste olukordade alla, aga Jumalal on oma piirid. Jumalal on oma piirid ja mitte midagi ei saa olla võib-olla rohkem ja mitte midagi ja kuri ei jää kunagi püsima. Kuri ei jää kunagi püsima. See, mida me praegu siin ka näeme meie maal toimumas, see ma mõtlen seda kurjust, ma mõtlen seda, mis inimesed näevad läbi seda kõike seda pettust ja asja. Me võime mõelda, et see kuradi töö ja ka see ei jää kunagi püsima. On aeg, kus ütleb Jumal paneb nüüd siiamaani ja seal hakkab. Nii et siin on sama lugu Jeesus ka. Jeesuse üle tundus, et vaenlane sai meelevalda. Tundus, et selle maailma süsteem, et need religioossed juudid said ära rikkuda midagi Jumala võimast asja. Aga tegelikult nad ei rikkunud mitte midagi, vaid viisid täide selle, mille pärast Jeesus oligi tulnud. Ja ma usun, et ka praegusel ajal Jumal vormib ja korraldab midagi, mis tuleb esile. Yes. Ja ma loen veel ühe koha esimese Korintuse kirjast. Esimese Korintuse 15. Ja siin on, Paulus räägibki Kristuse surnuist üles tõusmisest ja ma ei loegi siin kõiki salme. Kuigi seda võiks lugeda ja võite pärast siia kodus ka lugeda. Esimese Korintuse 15 on ja ta suus oli ära. Siis me kahte asja korraga mahtu. Ja 15 hakkad siin algusest. Ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin. Paulus juhib meie tähelepanu evangeeliumile, mida ta kuulutas. Tähendab, evangeeliumis on mingisugused olulised asjad. Üks asi me ütleme, et Jeesus tervendab, et Jeesus armastab, et kõik need asjad on head ja õiged. Aga on midagi, mis on evangeeliumis nagu põhiline või essential, kuidas teist öeldakse. Et see põhituum, evangeeliumi põhituum. Juhin tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin. Siin on ka, jätan vahele 3. salmist. Kristus suri meie pattude eest kirjade järel. Ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3 päeva kirjade järel. See on see, millele Paulus juhatas tähelepanu. Evangeeliumi tuum on Jeesuses Kristuses. Tema surmas, tema matmises ja tema ülesäratamises. Ja me võime mõelda, et no mis see siis, miks see nii oluline on, aga see on see elu, Jumal on pannud selle sõnumi sisse elu, see ta ütleb teises kohas, et nagu jõleda jutluse või Jumala rumala asja kaudu võiks öelda nagu maailma silmis on ta saanud päästmise. Aga Kristuse surm, Kristuse matmine, ülestõusmine, need kõik on olulised evangeeliumis. Ülestõusmine samamoodi ei olnud ainult surm, vaid ülestõusmine ka. Nii, siis ta ilmus, eks ju, seal kõigile ja lõpuks ka Paulusele. Ja nõnda me kuulutame, nõnda olete saanud usklikuks. Et see on nagu oluline meie usus, tunnistada seda Jeesuse surma ja ülestõusmist. Ma lugesin siin täna hommikul korra ühte mingit artiklit, seal oli, no ma ei lugenud tervenisti, aga lihtsalt inimesed ei usu, usklikud ei usu, Jeesus vaidlevad selle üle, kas Jeesus ikka ihulikult sealt auast välja tuli, kas see oli päriselt nii-öelda, et ta oli inimesena tuli sealt välja. Ja siis tuli sealt muidugi vaieldakse selle üle, et
palju esimese Moosese raamatust on see päris asi? Kas Aadam ja Eva olid päris? Kas Noa veeuputus oli päris või on need lihtsalt legendid, mis on seal esimese Moosese raamatus kirjas? Ja ma saatsin kogudusse listi, ma ei tea, oli see nädal või eelmine nädal, saatsin selle lingi, kus oli üks video, mingi tund ja 3 kus, et esimene Moosese raamat on päris või on see müüt. Ja seal teadlased nagu põhjendavad ja toovad seal loodusest asju ja näiteid ja ütleb Benjamin ja Elisabeth räägida, mis ta on. Emme on seal, näe, emme jalutab. Ja kui me siit edasi loeme, siis on siin üks vastus. Siin Paulus ka ütleb edasi, et siin inimesed vaidlevad, et ei olegi surnud üles tõusmist. Ütleb, et aga kui Kristus ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Et see on pattudest vabaks saamiseks väga oluline, Kristus on üles äratatud. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnud üles tõusmine tulnud inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Miks ma rääkisin, ma tõin selle praegu selle esimese Moosese raamatu müüt või tegelikkus siia praegu teemaks. Aga sellepärast, et nii nagu Kristuse surm oli päris sündmus ja see pidi päriselt toimuma, et meie lunastus toimus. Ja see pidi sellepärast toimuma, et Aadam oli päriselt ka olemas, kelle nagu tegude tõttu tuli patt. Kui ei oleks olnud Aadamat, kui ta ei oleks langenud sinna patu sisse, siis ei oleks ka Kristuse tuleku vajadust olnud. Aga Jumala sõna on tõde algusest lõpuni ja need on kõik sellised üleloomulikud sündmused, me loeme esimese Moosese raamatust maailma loomisest ja inimese loomisest ja sellest, et madu seal rääkis naisega ja kõik need asjad. Inimestel on raske uskuda neid asju, aga kui neid ei olnud olemas, siis kaob ka Jeesuse surmal mõte ära. Aga Kristus on surnud ja ära võtnud selle patu, mida Aadama tegu siia maailma tõi. Siis läheb, ütleme edasi. Nõnda surevad kõik Aadamas, nende tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Igaüks oma järjekorras, esimesena Kristus, selle järele Kristus omad tema tulemises. Nii et tulevik on ka ees. See ei ole ainult lihtsalt, et minevikku lepitada, vaid igavene elu, mis tuleb koos issandaga. Okei, ma ei räägi siit palju, ei külmeta teid. Nii, et mis on siis see, mis tänapäeva, miks me seda räägime? Kõik asjad seotakse mahus. Kõik asjad. Täpselt. Ja teine asi, mis ma tahtsin vahele segada, nagu ma kohtasin, siis see pimedus, mis on pimedus. Pimedus ei ole muud kui valguse puudus. Täpselt. Ja sellepärast ta ei olegi tugevam valgusest. Ei saagi olla. Sellist elektripirni pole, et paned põlema ja siis on pime. Tuba läheb pimedaks. Jah, et päike toob. Et sellist pimedust ei ole olemas. Tegelikult pimedus on puudus. Valguse puudus. Ja. See on nagu Jumal ja kurat, eks ole, et kurat on see pimedus. Ja tegelikult ta on valgus, siis on pimedus kadunud. Ja sellepärast ongi tal meelevalda just nii palju, kui vähe on meis valgust, kui vähe on Jumala valgust säramas. Ja miks me ka kokku tuleme, ongi see, et me julgustame üksteist, et see Särama. Särame just, ja mida me oleme koos, siis me särame veel valgemini. Nii et see on oluline. Ja siin see teema ka tähendab, miks me räägime siis sellest, kuidas see Kristuse
see räägib ka meile seda, et mina ei ole või sina ei ole, me ei ole inimestele juhuste kokkulangemus. Inimene on imeliselt loodud, inimesel on eesmärk ja väärtus. Ja Jeesus hindas meid, või tähendab, Jumal hindas meid selle Jeesuse väärtusega, ta andis Jeesuse meie eest lunahinnaks. Nii oleme me hinnatud Jeesuse eluga. Keegi ei maksa rahi eest, ma ei tea, varandust. Kui on varandus, siis selle eest makstakse vastavat hinda. Teiseks, Jumal armastab meid, sind ja meid ja kogu maailma ja omal initsiatiivil ise alustades plaanis lunastuse, mis läks talle kõik maksma. Meile antud võimalus võtta vastu Jumala pakkumine ja plaan, mis on igavene elu. Ja kui me selle hülgame, siis on igavene surm ehk lahusolek Jumalast. Pimedus, igavene elu. Ma lugesin ka kogudusest, Johannese kirjas on see, et igavene elu on see, et me võime tunda ainust ja tõelist Jumalat, Jeesus Kristus, kelle ta on läkitanud. Et juba sellest tundmises algab see igavene elu. See on see, kus see eluallikas voolab, et me oleme juba siin maa peal, käime selle elu sees ja see elu saab meie sees võimus, see toob esile rõõmu, see toob esile rahu, see toob esile tarkus, see toob esile kõike seda. Ja sellepärast see elu on kättesaadav meile, aga lahus sellest on surm. Lahus sellest Jumala elust on surm. Ja see avaldub igavikus väga konkreetselt. Nii et need olid need mõned mõtted, mis ma mõtlesin, et jaksid äkki ära kuulata. Aga tõesti võtame osa sellest armulauast, mida Jeesus ütles, et me teeksime. Ja sest tema surm oli meile eluks. Tema haavad on meile terviseks. Tema vangistus on meie vabanduseks.
kõik saame sellest osa. Jeesus võttes osa sinu ihust, issand, ma tänan, et sinu elu voolab meist. issand, me joome sellest tassist seda punast siis veini. Jeesus, tänu sulle, et sinu veri on meie uues lepingus, mis on püsiv, mis on kindel, mida ei murra ükski olukord. issand, sest sina oled kindel kui palju. Jeesuse nimel, aamen. Igapäevast leiba, anna meile täna päev, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlast. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjusest. Siit ära tuli ja vägi, au, igavesti. Sooja teed taha veel, kui ma tassi ära pannud. Kõik on negatiivsed,